oleme Tallinna Ülikooli tudengid, kes võtavad osa erialasid lõimuvast uuendusest ehk siis eluprojektist. Koostöös Peace Action Community Estoniaga oleme loonud siis õppematerjalid, mille eesmärk on vähendada kooli kiusamist ning suurendada koolirahu. Ennekõike soovime kõnetada vanema kooliastme õpilasi, sealhulgas gümnaasiumiõpilasi ning aidata mõista neil rahuliku koolikeskkonna vajadust. Meie seas on praegu kooliõpetajaid, noorsootöötajaid, poliitikakujundajaid ning antropolooge. Ja meid innustaski projektis osalema siis soov, et rahulik õppekeskkond jõuaks siis kõikide noorteni. Soovime antud õppematerjalidega panna teid noori mõtlema erinevate probleemide ja situatsioonide üle, et seeläbi muuta koolikeskkond turvalisemaks. Kõigepealt siis rahuharidusest lähemalt, et mis asi üldse on rahuharidus. Rahuhariduse peamiseks eesmärgiks on siis luua meile kõigile võrdselt elamisväärne ühiskond, kus valitseb rahu ja vägivallatu suhtlemine, et kus kedagi ei diskrimineeritaks ja kõigil oleks hea olla. Rahuhariduse võib põhimõtteliselt kokku võtta 5 peamise teesiga, et esiteks on rahuhariduse eesmärk selgitada vägivalla juuri. Teiseks on rahuhariduse eesmärk pakkuda alternatiive vägivallale. Kolmandaks on rahuhariduse eesmärk õpetada, kuidas vägivallale lihtsalt rahumeelselt vastata. Neljandaks on arusaam, et rahu ise on protsess, mis sõltub ainult kontekstist. Ja kahjuks 5. on, et vägivalda tõesti leidub igal pool. Rahuharijad õpetavad rahuprotsesse, nagu on seda näiteks läbirääkimised, lepitus, aga ka vägivallatu suhtlemine. Samuti paktide ja seaduste vastuvõtmine viisil selle jaoks, et vägivalda vähendada. Ja tehakse vahet siis sisemisel ja välimisel rahul. Et kui välimine rahu on pigem siis suhted välismaailmaga, nagu näiteks rahvusvahelised suhted, kultuuride vahelised suhted, siis sisemine rahu keskendub pigem inimesele endale, et tal endal oleks hea olla ja et ta oskaks teistega arvestada. Et rohkem kui mingisugune kindel õpetus on rahuharidus pigem suhtumine ja ülekantud tähenduses võib ka öelda, et tegu on justkui filtriga läbi minna maailma ja siis ka inimesi vaadata. Et läbi selle filtri me loodamegi kasvatada siis aktiivseid ja tublisid maailmakodanikke, kes astuvad ebavõrdsusele vastu rahumeelsel viisil. Selles suhtes, et Vanessa Anderotti on tegelikult öelnud hästi tabavalt, et selle asemel, et haridus paneks lapsele pähe seda mõtet, et käitun õigesti, olen vägivallatu, olen õiglane, peaks me hoopis aru saama nendest protsessidest, tänu millele vägivald ja vägivaldne agressioon tekivad. Ja see mõte antud siis rahuhariduse kontekstis on väga tabav selles suhtes, et kui inimene on koolikeskkonnas vägivaldne või satub potentsiaalselt vägivaldsesse olukorda, siis kui ta mõtleb selle peale, siis on tal äkki võimalik seda olukorda ära hoida või võimalikult vähe haiget teha. Et tänu sellele me loodame siis luua koolikeskkonda, kus on kõigil võrdselt hea olla ja mitte kedagi ei diskrimineeritaks, sellepärast et oma kaasõpilastest erineb. UNESCO sõnastuse järgi on siis rahukultuuri peamisteks väärtusteks hoiakud, traditsioonid, väga olulisel kohal on demokraatia, kultuuriline erinevus, üksteise austamine kui selline ja rahukultuur siis on siis väga tugevalt seotud inimõigustega ja üksteise austamisega üleüldiselt. Et selle projektiga siis soovime luua rahukultuuri, ehk siis tutvustada noortele või siis suunata neid üldse olema rohkem mõistvamad ja avatumad. Et seega oleme siis loonud kaasuskaardid, mille üldiseks eesmärgiks ongi suunata õpilasi mõtlema erinevate olukordade üle kriitiliselt ja mõistma, miks inimesed käituvad nii, nagu nad võib-olla käituvad. Kaasuskaardid on siis kaardid, kuhu on kirja pandud siis mingisugune eluline situatsioon
ja lisaks sellele situatsioonile on siis seal suunavad küsimused, mis siis tänu millele sa peaksid nagu suutma siis vaadata seda situatsiooni või kaasust niimoodi, et sa hakkadki mõtlema, mis siis antud situatsiooni põhjuseks olid, kuidas seda situatsiooni lahendada ja siis kuidas seda situatsiooni üleüldse ära jätta ja et seda konflikti siis ennetada üleüldiselt, et kaasuskaartide eesmärk ongi siis võib-olla noortele näidata või suunata neid mõtlema niimoodi, et ennetada konflikte ja samas, kui konflikt on juba kohal, siis lahendada seda niimoodi, et inimesed saaksid võimalikult vähe nagu kannatada. Eelkõige keskendume siis kiusamise ennetamisele ja siis mõttele, et me igaüks siis vastutame enda tegude ja sõnade eest.